Noh, tere! Täna ma teen sulle teie 5 suuna püha meditsiinikaardi lugemine. See lugemine toob meile nõustamist igast maailmast. Üks kaart tuleb itta ja see toob infot meie vaimsest maailmast. Üks kaart tuleb lõunasse ja see toob juhtimist ja arusaamist meie mentaalsest maailmast. Lääne kaart on seotud siis meie füüsilise maailmaga, mis juhtub meie igapäevses elus, meie töös, meie suhtetes, meie tervisega, meie raha olukorraga. Kõik asjad, millega me tegeleme iga päev. Ja põhjast tuleb nõustamist meie emotsionaalsest maailmast, mis voolab meie tundetes, mis on seotud meie südametarkusega. Ja 5 suun, 5 kaart tuleb siis keskusesse. Ja see ühendab kõik teised. Ja see annab meile niisugune suurema pildi meie elu olukorrast sellel ajal. Istun varjus, kõik on pime, ei näe edasi. Vaalemaa tesi, vaalemaa, tulge ai, näita meile Tavaliselt me muidugi teeme meie 5 suuna kaardi lugemised ühe inimesele, üks isiklik lugemine. Aga täna näiteks me teeme üks terve kogukonnale. Ja ma küsiks teie käest, et te avate nüüd ennast, et kuulda seda juttu, mis need sõnumitoojad toovad sulle ja mis nad võib-olla võiks tähendada sinu elus. Ja kuidas me saaks lasta nende mõju ja tarkus juhtida meid meie südametee poole. Täna ma kasutan minu oma loodud meditsiinikaardid, segame need ära ja siis algame. Niimoodi. Astume teele. Oi, esimene sõnumitooja tuleb taevast. Hakkab vihma sadama. Ja see on üks õnnistus. See ühendab meid kohe meie südametarkusega. Vesi on meie põhjasuuna sümbol. Ta on element sealt ja ta ühendab meid emotsionaalse maailmaga. Aga kaartidest esimene sõnumitooja tuleb idast ja see on meie vaimne maailm. Ja siin kõik jutud on seotud meie elu eesmärgiga. Need põhjused, miks me oleme siia tulnud, siia ellu. Need suured elupildid ja kuidas siis see vaimne maailm voolab meie füüsilisse maailma läbi meie visiooni. Ja siia meil on tulnud põhjast tamm. Tammepuu õpetab meid pühendumusest ja ta alati küsib meie käest, kas meil on pühendumust, et teha neid asju, mida me tõesti usume, on tähtsad. Kas me oleme valmis käia seda teekonda, isegi kui ta toob raskuseid, kui me südamest teame, et see on meile õige. Et kasvada suureks ja vanaks, tammepuu peab siis mitukümmend, mitusada aastat pidama vastu
tormide vastu ja suured tuuled ja vihmasadud ja äiksetormid ja igasugused asjad. Ja ta juured lähevad siis sügavalle maa sisse ja siis ta on hoitud maa küljest. Ja ta tõmbab siis maa seest kõik seda toitu ja vett ja tarkust sealt varjust välja. Ja ta lats puudutab siis taevast ja sealt ta toob ka tarkust sealt vaimsest maailmast. Ja ta tüvi on siis meie igapäevsest elus. Ja see tammepuu õpetab meil elada 3 maailmas samal ajal. Ja kui me saame seda teha ja saada aru, mis see tähendab, siis me oskame elada pühendumusega. Sest me teame, mis on tähtis ja oluline, sest me tunneme seda meie südames. Meie mõistus ja meie usud ei vii meid kohe eemale meie südamete eest. Me ei lase teistel inimestel või mõtetel või ideedel meid nagu lükata südamete eest eemale. Me teame, kes me oleme ja meil on pühendumust, et elada selle teekonna järele, autentsuse järele. Me ei mängi selle maailma mänge, me elame autentselt ja selleks meil on vaja pühendumust. Kas sul on pühendumust? Lõunas oleme meie mentaalses maailmas ja siin me leiame tricksteri maja, kus rebane, mis on tricksteri tootum, tricksteri sümbol, toob meile need jutud meie oma enesepettustest ja ta sasistab neid meie kõrva. Et siin on midagi, mis sa usud endas, mis ei ole õige, ta ei ole tõde, aga me elame selle usu järele, nagu ta oleks. Siia suuna on tulnud ida aastaaeg, kevad. See on muidugi see aeg, mille sees me elame nüüd. Ja kui aastaajad tulevad, nemad alati näitavad meile, mis loodus teeb ühel ajal. Ja kevade ajal siis kõik uued tsüklid alustavad. Sest loodusel on olemas seda väge ja võimu ja energiat, et algata uut tsüklit, uut elufaasi, et istutada seemneid, pane kasvama midagi hoopis uut. Mitte sama vana juttu veel kord elada, aga täitsa midagi uut. Ja minu küsimus teile on siis, et kas teil on ka mõned olukorrad teie elud, mis on käinud ringi ja ringi ja ringi ja te kogu aeg ikka räägite endale seda sama elu juttu ja ei lase endal alustada midagi uut. Nüüd on võimalused seda teha. Nüüd on looduses kõik olemas, mida on vaja, et seda uut aastaaega kasutada ja panna midagi uut kasvama. Ja see välispoolne maailm on peegeldatud meie oma seespoolses maailmas. Ja säälse maastik on ka nüüd valmis ja kõik on olemas, et istutada midagi uut. Ja just seal mentaalses maailmas, need asjad, mida me mõtleme ja usume. Nüüd on võib-olla aeg, et avada ennast ja võtta mingit uut mõtteviisi või mingit uut usku vastu. Võib-olla küsida, et kas see ei oleks parem, kas see ei viiks mind nüüd mu südametee lähedamale, kas see ei aitaks mind, kas see ei laseks mul tervendada ja kasvada ja elada vabadamalt. Läänes oleme meie füüsilises maailmas ja siin kõik nõustamine on seotud siis meie igapäevse eluga. Meie koduelu, meie töökoht, meie suhted, rahaolukord, meie tervis. Ja siia on teile tulnud idast, sealt vaimsest maailmast,
tuuletorm. Igal suunal on oma element. Ja idaelement, selle vaimse maailma element, on õhk või tuul. Ja kui see tuleb, siis see viib meid siis sinna maailma, vaimsesse maailma. Aga mõnikord see tuul tuleb nii võimsalt ja suurelt ja intensiivselt, et me ei saa seda kontrollida. Ja see on, mis juhtub, kui see tuuletorm tuleb. Niisugused kohutavalt tugevad tuuled, mis võivad metsa puhuda ümber, võivad su maja katusse ära viia ja teha su elumaastikus palju pahandust. Ja muidugi meie mõistus kardab seda ja ei taha, et see juhtub. Aga see ainult tuleb, kui me ei ole ise olnud valmis, et liikuda edasi ja võtta vastu need asjad meie maailmas, milleks me oleme valmis. Me oleme ikka hoidnud kinni nende vana asjadest. Tuuletorm on vaimne torm. Ja kui see tuleb, siis see kindlasti muudab siis siin läänes sinu füüsilisest maailma. Mõned asjad muutuvad, kui sa lased nüüd endal muuta. Ära karda nüüd neid muutuseid. Nad tulevad ja et neid proovida kontrollida, see oleks vale asi teha, sest me lihtsalt ei saa. Aga me saame selleks valmistada. Kui me teame, et üks torm tuleb, siis me saame tuua võib-olla mõned asjad tuppa, panna aknad kinni. Mõnedes kohtades maailmas, kui väga suur torm tuleb, siis on parem, et sealt hoopis eest ära minna. Ja me teame, et kõik need muutused, mis see torm toob meie elumaastikule, ainult viivad meid südametee poole. Isegi kui nad lühidalt toovad meile mõned uued raskused. Ja me peame mõned asjad uuesti ehitama ja siis koristama, puhastama. Meie maastik muutub, aga see alati viib meid südametee poole. Pane ennast nüüd valmis. Vaimsest maailmast tuleb üks torm. Nüüd joome põhja ja põhjas päike on looja läinud ja me oleme varjus. Siin on sügav öö, siin oleme kesktalves ja siin varjus on peidus kõik need asjad, mis me oleme ära kaotanud, mis me oleme ise ära peitnud, mis me oleme kunagi leidnud. Ja siin elab meie südame tarkus. Ja siin me leiame ka seda ühendust meie esivanemate majaga ja meie oma meditsiiniga, meie oma tootmiga. Oi, ja täna on siia tulnud meile, siit põhjast, ronk. Kui rongad lendavad meie maastikku, nemad toovad mingid sõnumid esivanemate maailmast, sest nemad on sõnumitoojad, kes käivad siis meie maailma ja esivanemate maailma vahel. Nemad saavad sealt väravast läbi käia. Ja kui nemad tulevad, siis see on alati üks kindel nõustamine, et esivanematel on meile midagi õpetada. Midagi, mis nad tahavad, et me teame. Võib-olla, et me saame aru. Võib-olla midagi, mis on nüüd valmis ja küps, et tervendada meie suguvõsas, meie perekonnaliinis. Nüüd on oluline, kui see rong tuleb, et avada ennast, et kuulda, mis ikka resoneerib ja kõlab meie oma perekonnas. Seal on võib-olla mõned asjad, mis me oleme siia varju pannud ja mõistus ütleb, et mina ei taha sellega tegelega. See oli raske aeg. Võib-olla midagi lapsepõlvest. See tekitas mulle valu ja on parem, et ma unustan ära. Aga et rong tuli, tema ütleb, et nüüd esivanemad soovivad, tahavad, vajavad meiega suhtelda, et saada aru ja võib-olla tervendada midagi meie perekonnaliinis. Sest siin on midagi, mis voolab meile
ja läbi meie. Ja ta mõjutab meid. Ta mõjutab meie elu, meie perekonda ja tihtipeale, kui me ei tervenda seda, kui me ei saa aru, siis me anname seda edasi meie oma lastele. Nüüd on aeg hakata suhtlema sügavamalt esivanematega ja avama ennast, et kuulda, mida nad pakuvad. Meie 5. suun on keskuses. Ja kui me vaatame meie elu ratta peal, seal keskuses on ilmapuu või elupuu ja seal sees elab üks ämblik. Tema nimi on öhöö ja tema võrk läheb sealt keskusest välja ja puudutab igat maja, igat suuna, igat osa meie elust. Kõik kohad, kus me oleme käinud, kõik ajad, millel me oleme elanud, kõik hinged, keda me on kohtanud. Ja see keskmine sõnumitooja nüüd mõjutab kõik teisi. Siia on tulnud jälle idast. Siin on palju, mis voolab sealt vaimsest maailmast teile. Siirupilved. Kui ilm on mitu päeva on suke soe ja vaikne ja taevas on olnud selge ja sinine, siis mõnikord tuleb suksed read täpilisi pilveid, mis on väga kõrgel. Ja siis nad lähevad vaikselt üle taeva. Ja ilm siin maa pinna peal ei muutu, aga need siirupilved alati ennustavad, et võib-olla homme, võib-olla ülehomme see ilm hakkab muutma. Ja asjad lähevad rahutuks. Pilved tulevad, tuuled tõusevad, mõnikord see toob vihma, mõnikord see toob torm. Ja me juba nägime, et tuuletorm tuleb sinna füüsilisse maailma. Ja siirupilved ennustavad nüüd, et meie elus, kõik maailmades, asjad hakkavad muutuma, kui me ise oleme selle muutusele avatud. Me peame nüüd saama aru, et see informatsioon, mis on pakutud siin, mis voolab müsteeriumist, ei ole asjad, mida me peame tegema, see ei ole info, mida me peame kasutama. Ta on pakutud meile. Aga kui me võtame seda vastu ja avame ennast siis selle muutusele, siis need muutused hakkavad meie elumaastikust läbi voolama. Ja me hakkame nägema, kuulma, tundma asju, mis võib-olla enne ei on võimalik meil näha või kuulda või tunda. Siin on üks hetk, kus me istume ühes punktis, kus kui me oleme valmis, kui me leiame südamest julgust, kui me lubame enda südamel avada meie tarkusele ja intuitsioonile, siis on võimalik võtta üks samm meie südametee poole. Aga nagu see tuuletorm näitas meile, see siis vajab, et suured muutused juhtuvad meie füüsilises maailmas. Aga see otsus on alati meie oma, teie oma. Kas teeme midagi selle informatsiooniga või mitte? Mõned väga huvitavad sõnumitoojad. Ja et niisugune jutt tuleb meie kogukonnale sellel ajal. See ei ole suur üllatus. Me tuleme talvest välja, aga üle terve meie maailma. Siin on ikka üks suur, tihe, raske vari. Ja kui me tahame siit välja ronida, siis me peame kõik hakkama liikuma natuke teistmoodi, elama natuke teistmoodi ja saama aru sügavamalt, kuidas kõik maailmad siis suhtlevad omavahel. Ma nõustaks teid, et istuda nüüd vaikselt nende kaartidega, ära hakka kohe mõtlema, mis see tähendab, aga lihtsalt istu ja lase igal sõnumitoojal veel edasi teile rääkida
nende jutte, sest neil on kindlasti rohkem teile pakkuda. Rohkem kui lihtsalt need asjad, mis mina ütlesin. Ja need on siis teie isiklikud jutud ja juhtimised. Kui te tunnete, et te sooviks endale üks isiklik lugemine, siis te võite seda läbi minu otseselt tellida. Ja ma teen mõne päevaga seda siis valmis ja saadan teile oma isiklik link, mis keegi teine ei näe. Ja seda videot siis võite vaadata nii mitu korda, kui soovite ja see ära ei kustu. See video, mis ma saadan teile, on umbes 25 minutit pikk. Seal on palju pikem sissejuhatus, kus ma räägin natuke oma valmistamiseks, kuidas ma valmistan ennast selle tseremooniaks, selle lugemise tseremooniaks. Ja seal on pikem lõppsõna ka, kui ma räägin natuke rohkem selle lugemise protsessist. Ma küsiks enda käest, kas ma olen valmis nüüd, et avada ennast müstiiriumile ja kuulda neid jutte, mis ma ei ole veel siiamaani kuulnud. Näha neid asju minu elumaastikus, mis ma võib-olla siiamaani ei ole valmis veel näha. Kui te olete valmis ja soovite oma isiklikku lugemist tellida, siis palun võtke minuga ühendust, kas läbi Facebooki või Messengeri või e-mail. Ma soovin teile kõigile head rännakut ja suur tänu teie toetuse eest.